Tere kõigile ja kaunist advendiaja jätku. Advendiaeg sahiseb ise omasoodu ja kätte on jõudnud teine advent. Ja tänasel kontserdil esinevad Mulgimaa koorid, naiskoor Hõbeitsmäe, naiskoor Maimu, kammerkoor Ungla ja Viljandimaa meeskoor. Samuti juba te nägite esinemas Ave muusikakooli noori muusikuid. Ja nüüd ma palun siia koori dirigendid, kes süütavad küünla. Üks hingel laskub alla läbi sinise kristalltaeva, mööda kinnistähtede külmast särast, läbi planeetide külma udu, alla jahedale maapinnale. On ta sõnumitooja või viija? Üks hingel, kas tõesti hingel? Me jagame tasuta kahtlust välja kõikidele, igaks juhuks. Üks hingel umbsetest arenes, kui sootavad ähmanud hinged suurt taevast valgust. Vaid lund sajab keereldes külmale maale. Me kohmendad kätele teedele, mis lõpuks lõpmatusse viivad.
tuimas puud ja lumi maas, kuid talv on siiski imeline, sest jõulud tulnud taas. Ja loost, mis räägib kaugest ajast, on jälle harras kõigi meel. See lugu räägib lunastajast ja rõõmust, mis on meisse teel. Tee lootusele süda lahti, siis jõulurõõm on suur ja üht ning keset teisi taevatähti taas tõuseb hele jõulutäht. Kui vahel muret hinge rusub, süütunne lasub südamel, siis tea, on keegi, kes sind usub, kes mõtleb sulle jõuludel. Su juurde, sängi juurde ingel lendab ja ta ei väsi valvamast. Su mõte läbi aja lendab, taas oodata on jõululast. Jõulurõõmu, jõulurahu, nõnda palju, et ei mahu südamesse vaikselt enam. Rõõmsalt laulab meie suu. Oh
ja kauge inglilaulu taeval toob maha imekeste mõnesaru. Siinkohal meenub, kuidas lapsepõlve aegu olid aastajad nagu loodus loonud oli. Kevad algaski kevadel rohelusega, suvel siras päike kõrgel taevas, sügistel kravistas vihm aknale. Talvel aga tuiskas ja tolmas lumi möllad akna taga, nii et polnud naabritalu nähagi. Hommikul ärgates oli esimeseks mõtteks, kas on tulnud loele lisa, kui kõrged on õues anged, kas jalad puudutavad maad, kui hange astud. Kui sageli juhtus, hang sind kandma, sest tuisk oli teinud oma töö. Lapsepõlve aeg sattus sügavale nõukogude aega, ega siis jõudis kõva häälega räägitud, veel vähem neid tähistatud. Aga meil kodus toodi alati kuusekuu tuppa jõululaupäeval. Hommikul ärgates tungis juba ärevus põue, koolipäev möödus nii kiiresti. Peale koolitundide lõppu hakkasid kodupoole astuma, tundsid, kuidas süda järjest rohkem ja rohkem põues hakkas kiiremini lööma. Teadsid, et isa on kuused tuppa toonud ja me saame hakata koos kuusele ehteid külge panema. Köögis tungis minna jõulutoidu hõngu, hapukapsas podises pliidid potis ning ahjus oli valmimas jõulupraad ja kindlasti kodukootud verivorst. Jäi oodata veel külalisi. Onu ja vanema vennapere, teist venda ja naabrimengi astus läbi. Õhtupimeduse saabudes rakendas isa hobuse saani ette, pani hobusele kaela kuljused ning sõit võis alata läbi luha üle kingu. See oli üks toredamaid traditsioone, mida ootasid kõik, nii väikesed kui suured. Tagasi tulles oli emal jõululaud kaetud maitsvate roogadega. Nüüd oli aeg neid maitsta. Rõõmsas meeleolus muljetades ja ka veidi kõhtu täitnud, kostus äkki läbi jutuvadina koputus uksele. Naabrimemm oli riietunud jõuluvanaks. Oh, mis elevus siis lahti läks. Mul ei ole salmi. Ma ei oska laulda. Kas mulle ka pakki on? Ja nii edasi. Tuba täitus sigine ja saginaga, küünlad kuuselt särasid, tuli paitasta. Mis imeline tunne südamel, justkui oli see alles eile. Ära iial unusta kaunist jõulusära, las särada südames, elada hingest kogu aeg. Meie kooli poolt teile kõikidele salasoovid küünaldesse, jõulusära silmadesse, usk ja lootus armastusse, jõulurahu südamesse. Tema väljal kiira
päkapikku tahaks näha ükskord oma silmaga. Tahaks teada, kas ta tõesti liigub iga ilmaga. Tahaks näha, kuidas välja näeb see lahe kutt. Kas tal punakuum on seljas, mütsi otsas valge tutt. Kas on igal lapsel oma või on kamba peal üks. Kui ta ronib või siis roomab, kuidas terveks jääb ta üks. Kuidas jaksab terve päeva minu järgi luulata. Kas on krabinad ka kuulda, kui on piiksad kuulata. Kokkuvõttes liiga palju küsimusi õhku jääb. Loodan ikka salamisi, kindlalt teda ükskord näen. Metsaservas kasel kurvavõitu meel. Miks on kuusk nii hinnas aastalõppu eel? Miks on kuuseoksad imeks pandavad, aga kõigul raagus talviti on nad? Nukrust jätkus kasel suure külmani. Härmaokkast kuue puud said selga siis. Isa, vaat kui ilus, hüüdis väike laps. Kase tohus tüvi, sest läks sirgemaks. Nendes jõuludes on valgust, mida otsinud olen. Nendes jõuludes on rõõmu, mida tundnud pole. Nendes pühades on tähti, mida ma ei näinud, enne kui su puudutusest olin helgeks läinud. Nendes jõuludes on tunded, millest polnud aimu, palju armastust ja õrnust, igatsuse vaimu. Nendes jõuludes on rahu pärast tormikaja, kogu hingest armastades tunnen, et sind vaja. Neisse pühadesse algus kõigi jaoks on toodud. Lõpul pole enam kurvad, neist on loodus loodud. Nendes jõuludes on arv nii pimestavalt hele, et ma jätan ennast vabaks sinu südamele.
Igaüks meist on pill, mille võrrat viise vilistab Jumala juurde. Nii on öeldud Doris Kareva ja sellega on ühtlasi öeldud, et iga okas laulab, kedagi ei jäeta maha. Täna osad meist on lava peal, homme on keegi teine lava peal, aga igaüks meist on kutsutud olema see kõik. Kui nüüd Jumal annab viisi, siis mis on inimlapse asi muud, kui ennast häälde panna. Ja kui inimene on liiga pinges, siis ta võib minna katki. Ja kui inimene on liiga lõdev, siis tema pillide häält. Seega selline mõnus pinge on selline. Ja siis sa saad vaadata ette ja taha ja vasakule ja paremale ja avastada, et lisaks enda häälde panemisele on hea häälestuda teist. Et me võime kollektiivina mõnusalt mõmisega kuskil seal Toomas Hoorisega, kui keegi põhimõtteliselt ja järjepidevalt tunda 1,5 või 3, eriti 3 peale tooni kõrgemal, siis on paha kuulata. Siis võib Jumal vilistada, mis ta tahab, aga välja suurte head asja ei saa tulla. Seega on vaja ennast häälda võtta. On vaja häälestuda. Aga kui ma nüüd läheks ja keereks selle klaveri täielikult häälda, siis oleks ka ju asi halb. Selline mõnus võnge, umbes 4 võnget minutis või nii, on hea ja päev. Et oleks välja laulil. Ja et Jumal saaks läbi meie vilistada viise. Neid tema meie sisse on. Ja mis siis muud, kui võitlem üksteist, sest küllap siis võitleks seda. So
mis on inimene, kas inglivari või igatsus ühinge ühtsuse Tiliseb paisakell, lumihell, tiliseb paisakell, kiirgab vents ja kiirgab öll. Juba saanid kallis veel, kille sooja põhjamaa, kille hõiamaa. Tiliseb paisakell, lumihell, tiliseb paisakell, kiirgab vents ja kiirgab öll. Eelkülmalt tuleb talvedel küladel, rõõmsad külmad igal pool üle kogu maa. Tiliseb paisakell, lumihell, tiliseb paisakell, kiirgab vents ja kiirgab öll. Kui tunnete laulu, siis olete kaasa laulma oodatud.
Fu
Aitäh teile, armas publik. Aitäh meile, armsad esinejad. Tahame tänada teid kõiki. Eelmine laul lihtsalt liigutas mind, et palun vabandust. Nii et kõigepealt ma tänan siis naiskoor Õbeitsme ja dirigent Külli Salm. Ja suur tänu Küllile, kes pani kokku selle kava. Karksi-Nuia naiskoor Maimo ja Hiivi Helju Harju. Aitäh kammerkoor Kungla ja dirigent Kadi Kask. Ja Viljandimaa meeskoor, dirigendid Pille Kährik ja Markus Mölder. Ja meie tore kontsertmeister Rott Lutus. Ja soovin kõigile toredat, sädelevat advendiaja jätku ja esitusele tuleb veel lõpulaul. On suurim õnn, kui sõda maad ei lasta. On ülim hüve see, kui püsib tasakaal. See oli taas üks ilus rahuaasta. Hea rahuaasta, rahulikum maa. Sai murtud tööd ja veel sai murtud piike. Ka rahurüppes vaikne sõda käib. Kuid piigisõjad need ei murdnud riike. Mis sest, et hinge mõne karmid reid. Läks allavoolu prahti, kõntsa, saasta. Kõik neelas aja hämar abüssaal. Ja hing sai puhtaks.
õilsamaks sai aasta. Hea rahvas.